Tere tulemast võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Kujuta ette, oled niimoodi võrkkiiges ja siis enne, kui sa lähed päevategudele või siis õhtul, kui sa oled tulnud oma näiteks töölt koju või teinud mõned kohtumised, liikunud edasi oma tuleviku poole, siis teed sa midagi oma äri jaoks ja kasvatad iseennast. Kuidas? Näiteks loed raamatut. Ja kuidas mulle meeldib raamatut lugeda? Kõrvadega. See on kõige toredam viis minu jaoks, kuidas raamatut lugeda. Sinu jaoks võib olla, et sa loed raamatut niimoodi. Vaatad, nii. Mõni näiteks vaatab siit mõnda koolitust. Võtab oma sülearvuti või tahvelarvuti ja arendab oma äri, arendab iseennast. Selle kohta öeldakse või küsitakse pigem siis, et mida sa teed siis, kui keegi teine seda ei näe? Mida sa siis teed? Kas sa loed raamatut, vaatad videot või näiteks kuulad audioraamatuid, koolitusi? Mõtle läbi, mis on sinu jaoks see, mis sulle töötab kõige paremini, mis sulle kõige rohkem sobib. Ja näiteks mina olen rohkem audioraamatu kuulaja ja mulle meeldib ka videoid vaadata, aga paberraamatu lugeja ma väga ei ole. Kuigi ma mõne raamatu kuus loen, see on siis tead niimoodi, et 5 lehekülge päevas ja vahel jätan vahele ja vahel rohkem, vahel vähem, aga ära sellepärast muretse. Tee seda tegevust, mis sulle kõige rohkem meeldib. Mulle meeldib kuulata audioraamatuid. Tähtis on areng. Tähtis on see, et sa vaikselt kogu aeg saad infot ja paremaks. Nii et mõtle, mida sina teed siis, kui keegi teine seda ei näe. Või milliseid mõtteid sina võiksid pakkuda teistel, mis on see, mis on sinu trump. Minu trump on audio kuulamine. See on väga suur eelis. Ma teen seda mitu tundi iga jumala päev, ka vabadel päevadel. Igal hetkel, kui mul on võimalik klapid kõrva pähe panna ja kuulata. Aitame üksteist koos edasi. Jagame nõuandeid. Kommenteeri video alla ja anna teada, mis sulle meeldib ja mis väärtust sa said. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest et meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Mina tänan.